Olen jõudnud Polerexi Põltsamaal ja liigun siis juba Tallinna poole, nii et kohe varsti siis paari tunni pärast hakkab juba siis meil Art Nation helitehases ja lähen viskan siis ise ka pilgu peale ning võtan selle peo siis täna purki, et siis saaksite ka osa sellest, kes siis ei saa mingil põhjusel kohale tulla. Aga jah, tanklates on ikka ulme hinnad siin, et dünamiit ja mis iganes energiajoogid ja ütleme, kui sa oled harjunud ära veidikene Taimaal olema, siis päris raske on nagu kohaneda, et kui ütleme siin vitamiinijoogid mingid 0,7 maksid Tais 60 eurosenti, siis siin maksavad 2 eurot, et see on nagu jõhker hinnavahe nagu. Pluss siis tanklatoidud, et sa ei tahagi nagu osta siit mitte midagi nagu äärmisel juhul, kuna mul tekkis joogijanus, ma mõtlesin, ma võtan Olerexist endale selle dünamiidina, et see tundus nagu ainukene, mis kannatas nagu osta. Ülejäänud tundus nagu nii kirves, mitte et see oleks Olerexi mingisugune teema, et see oleks nagu kallis tanklakett või midagi, et see on üleüldine Eesti hinnatõus. Puudutab kõike poode absoluutselt. Ja eelmises postituses ma mainisin, et Airlao. Nüüd hakkasin vaatama, tegelikult on äpi nimi hoopis Airalo ehk siis Air ja Alo. Ja ma rääkisin Airlao. Aga no, vahet ei ole. Anyway, küll selle üles leiab inimene, kes tahab seda siis vaadata ja uurida, nii et liigun siis nüüd edasi Tallinna poole ja siis juba koha peal ka, ilmselt teen tiiru veel Ülemistesse ja siis vaatan, mis siis helitehases täna toimuma hakkab. Kell on 21:32. Jõudsin siis Ülemistesse. Vaatan siit midagi süüa ja siis juba helitehase poole, et siis kui uksed avatakse, et siis saaks juba kohal olla ja siis oma tehnika üles panna ja siis hakata toimetama. Vaatan, kas leian midagi kiiret, mõne hea saiakese või midagi, mida saab siis pärast pidu süüa. Et siis on ju poed kinni ja enam kuskil tanklasse ei hakka minema, sest tanklas on tanklahinnad. Ja vaatan, mis siin siis Ülemiste Rimis pakutakse, et tundub, et saialetid on kõik tühjad. Mitte ühtegi ei ole. Sellist nalja ei ole veel olnud. Need vaarika jepid on neid 2 tükki. On neid ka 2 tükki, siis 4 kookest siis kokku. Ja tagasi tulles peaks ühe energiajoogi veel võtma. Mis see puls on? See mingi uus asi, seda ei olegi näinud, mis asi see on. Ma ei tea, mingi selline poes käidud ja ütleme niimoodi, et aeg jookseb armutu kiirusega, nii et ma arvasin, et ma jõuan 10 juba helitehasesse, aga kell on 21:50 ja ma olen endiselt ikka veel Ülemistes. Nüüd tuleb auto ära võtta ja siis panna huugama ruttu sinnapoole. See on siis jääb pärast tagasisõiduks. Ma mingid paar kookust siia pagasnikusse. No see muidugi hea, vaata, et nendega juhtusid midagi, et nad on pärast sul sama külmad kui tulid, et ma panen selle energiajoogi ka siia külma pagassi ja nüüd ongi siis midagi muud kui kiirelt helitehasesse ja juba siis seal vaatame, kes meid siis seal ees ootamas on. Jõudsin kohale siis siia helitehasesse ja nagu näha, siis pidu käib juba korralikult.
ja hetkel on siis esimene artist on juba lava peal ja võtab juba maksimumi. No igal juhul väga äge, et ei jõua ära oodata, kuna juba põhiesinejad tulevad, nii et pidu kogub hoogu. No kui ta oli? Hea set oli sulle. Tänan. Still Smokin on juba ära esinenud ja hetkel on siis Zero Opacity ja vaatame, mis nad teevad. Kuidas tuju on siis? Vaikselt hakkas pihta. Oled oma setiks valmis või? Ei. Ei või? Vaatame, mis juhtub. Hetkel on siis hardstyle toys ja korralik pidu on hoo sisse saanud juba. Are you ready? Ready! And you? Are you ready? Yeah. Italo Brothers lõpetas ära ja teeb fännidega pilte seal pool. Ja hetkel on meie oma artist Mark Eeva peale läinud ja pidu on täies hoos ja järgmisena tuleb siis peale Mark Eevat DJ Isaac. Nice, how are you doing? Good, how are you? I have a little gift for you. From all our Knights of Hardstyle to you, my lord. Wow, wow. This is by far the most original gift I've ever had. This is amazing. Look, it's engrafted. Now go insane. Awesome. All my life you have given me eargasms. Thank yeah, you. nice. To you. 5 minutes 5 minutes? and you go. Oh yeah, I'm ready. Absolutely ready. I'm coming here since I think 2004 or something. So it's always a good place to go, man. Estonia has always perfect crowd. So I'm looking forward. See you on the dance floor. Yeah. Cheers. Isaac peal ja pidu on täielikult hoos, kell on 2:30 öösel ja aina paremaks läheb, nii et yeah!
But you guys were absolutely amazing. Thank you so much. ja DJ Isaac lõpetas just oma ülihea seti ja hetkel siis annab all fännidele siin autogramme ja meil on jäänud veel 2 DJ-d esinema, nii et tund ja veidike rohkem, palju see pidu kestab, kohe vaatan. Meil on niimoodi, et Sunny D ja Hypix on veel esinema hakkamas, nii et 4:30 saab läbi ja siis peab hakkama Tartu peale sõitma, nii et korralik maraton on veel ees selles mõttes ja aga siin on näha, kuidas siis Superstar annab autogramme ja pilte teeb. Sunny D on lõpetamas oma seti ja kohe tuleb peale Hypix ehk siis viimane DJ ja siis on selleks korraks Hard Nation läbi. Pidu helitehases sai nüüd läbi tänaseks ja ütleme niimoodi, et korralik mürgeldamine oli ja väga hea pidu üle pika aja. Tore oli näha siis seda DJ Isaacit ja Italot ja kõike Eesti tehno DJ-d, et DJ-Z on õigem öelda. Ja nüüd tuleb hakata siis tagasi sõitma. Tee on pikk ja vaevaline, et ma ei tea, kuidas see sõit välja nägema hakkab. Aga rahulikult tuleb minna, ma ei tea, mis kell see päike tõuseb, kohe vaatan. Äkki läheb ikkagi ennem valgeks. Näitab ta üldse päikse tõusu ka. 0-0 ta näitab Sunrise 7:01. Ehk siis päiksetõusu ma ei näe, tuleb täitsa pimedas sõita ja hetkel näitab, et on 1,5 kraadi sooja, mis iseenesest on tegelikult hea. Ja mis seal siis ikka, et hakka siis Hard Nationit jälgima ja kuna järgmine pidu on, et kui seekord sa tulla ei saanud, siis kindlasti Facebookis, Instagramis, TikTokis on olemas Hard Nation, nii et viska pilk peale, subscribe juurde ja juba järgmine pidu oled võib-olla ise siis peol ja saad samasuguse peo osaliseks nagu mina täna. Siuke rekaparkla ja ütleme niimoodi, et väsimus sai võitu ikkagi ja tuleb ikkagi mingisugune taksojuhi uni siin ära teha ja magada veidikene autos ennem kui saab edasi sõita, sellepärast et nii kuramuse suur uni tuleb, et mitte midagi teha ei ole, jätab mootori käima ja siis teen veidikene und siin, et siis on veidikenegi lihtsam edasi sõita. Oi, kui kuradi külm hakkas ka. Ole midagi, panen endale äratuse ka ja kell on 5:31, teen pool tundi und kella 6-ni. Vaatan, kas sellest siis kasu on ka midagi või mitte. Igal juhul ja nüüd tuleb üks väike uinak. 6:25. Normaalne. Panin omast arust kella siis pooleks tunniks helisema ja väljas on valgeks läinud, nii et iseenesest on vist parem sõitma hakata nüüd ja kui algselt näitas Tartu jõudmise aega kell 7, siis ilmselgelt poole tunniga sinna enam ei jõua. 1,5 tundi oli see hetk, kui ma auto ära parkisin, nii et nüüd ta on kõige parema tahtmise juures siis ilmselt kella 8 jõuab, kui vahepeal jälle ära ei väsi, et ma ütlen, see öine sõit mingi 400 kilomeetrit
päris 400 vist ei tule, võib-olla tuleb kah, kui linnasõit sisse arvutada. Et väsitav jah, eriti kui ei ole veel, ütleme jah, see Eesti ajagraafik ei ole veel paigas ja võtab veidike aega ennem, kui see paika tagasi looksub, aga nüüd ma hakkan liikuma ja äkki jõuab siis ikkagi millalgi Tartusse ka. Pidu oli ikkagi äge jah, mulle meeldis, lahe pidu. Mul on ära joodud tegelikult 2 energiajooki, ma ei tea, kas peaks sellega ära jooma. Ma arvan, et tõmban sellel ka punni maha, et paar tundi on ikkagi möödas nendest kõikidest ja kui hakkab süda puperdama, siis hakkab, ega midagi teha ei ole. Ega nad head ei ole, aga ma ei hakka sellepärast eraldi mingit peatust ka tegema kuskil, kust vett osta, sest siin on ainult tanklad tee peal ja see on siin autos mõnusalt külmaks läinud, nii et tõmban punni maha, vaatan, mis jookse selline on. Klõps käis. Nii. Esimene, mis ma jõin, oli siis Battery, teine oli see, mitte Battery, vaid Dynamit. Teine oli siis Red Bull, mis sai peol ära joodud, vahetult enne tulekut ja see on nüüd siis see Puls, mis ma ennem Ülemistest ostsin. Tead, mina ei tee vahet. Kõik nad on ühe maitsega, tauriini maitse lööb üle ja nii ongi. Aga jah, cheers, ma hakkan liikuma. 6.38 ja päike hakkab tõusma ja pean nentima, et väga ilus päiksetõus on vist tulemas. Ja seda vaadates ütlen niimoodi, et sõnad saavad otsa. Mul on isegi hea meel tegelikult, et ma jäin magama ja magasin veidikene seal parklas ja nüüd ma näen siis reaalselt päiksetõusu, mis oligi ikkagi 7.01 hakkas see päike tõusma. Nii et on vaatamist väärt. Tico Boys. Polegi siin enam ammu söömas käinud, aga siin on hästi hea sükene hommikukohvi ja sükene hea vahepeatuse koht. Kell sai 8 ja lõpuks ometi jõudsin mina siis Tallinnast Tartusse. Aga jah, sulle soovin siis ilusat päeva ja mina lähen ära puhkama. Tšau!